kopras on ära kütitud ja võtame siis tal naha maha ja puhastame ta ära. Kuna alles hiljuti et päris eakad jahimehed ütlesid mulle, et nad pole isegi kunagi näinud, mismoodi see kopra nõre välja näeb, siis täna me näitame selle ära. Aga hakkame siis pihta. Mina kasutan kopraga toimetamisel alati kummikindaid, sest et neid saab kiiresti ja kergelt vahetada ja kopra nõrega kokku puutunud käed haisevad muidu pärast umbes 3 päeva ja ega ma ausalt öeldes ei taha, et see nõrega kokku puutunud käed ka vastu liha käiksid. Meie oleme harjunud tegema niimoodi, et võtame kopral kõigepealt jala otsad lahti ja siis jalgu lahti ei lõika, vaid toome selle naha sealt ilusti nagu üle jalgade ära. Et kas me teeme õieti või teeme valesti, seda saab siis igaüks pärast video all ise kommenteerida. Ja võt, nõrad on ka siit paistma hakanud, et siin päraku augu juures lõikeid tehes nahka tuleb olla hästi ettevaatlik, et neisse siis sisse ei lõika ja neid kuidagi moodi puruks ei tee või kahjusta. Praegu nad veel ei haise ja siit midagi niukest välja tulnud pole, mis liha võiks ära rikkuda. Aga võt siin nad on, kes näinud pole, mismoodi see kopranare siis välja näeb. Aga läheme edasi ja katsume selle kopral siis kasuka seljast kätte saada. Nii, et meile endale ka mingisugune väljakutse oleks siin kaamera ees tegutseda, siis me esimest korda üritame maha võtta niimoodi, et võtame selle sabanaha ka maha, et üritame selle ka ära parkida, et ma seina peal olen inimestel sellised näinud, aga ise ma olen selle saba alati koos nahaga ära lõiganud. Aga seekord siis kohe teeme katseid, vaatame, kuidas välja tuleb. Kasukas on kätte saadud ja ma arvan, et isegi päris ilusti. Auke sees ei ole, sabanahk on ka ilusti küljes ja nüüd läheb siis, nahk läheb soola ja hakkame siis aga nõresid eemaldama. Siit tuleb need nõred alles välja otsida. Sellised nad välja paistavad, aga siin ei ole nüüd mitte ainult nõred, vaid siin on midagi veel, et nõred tuleb siit alles välja harutada. Need paistavad päris ilusad suured nõred olevat, et vahel on ka suurel kopral, aga on need üsna tühjad, aga need paistavad sellised päris pingul. No võt, üks neist on siis selline. Siin sees on selline, ma ei tea, pasta moodi, kollakas, pruunikas. Kaamerat ei taha nagu väga enam selle käega katsuda, sest et muidu see kaamera haiseb ka pärast veel mitu nädalat. Aga no see lõhn on nii hästi spetsiifiline, aga ta ei ole nagu halb hais, aga et ma kujutan nagu väga ette, et mõned inimesed kuivatavad seda ja mõned siis panevad selle otse 60-kraadise või isegi kangema alkoholi sisse likku seda pastasid seest ja siis teevad sellest mingit jooki, aga no, kui mina hakkaks seda näiteks kodus toas kuivatama seda asja, siis ilmselt tuleks mul üsna kohe koos selle nõre, aga ka kõikide muude asjadega sealt majapidamisest välja kolida, sest et siukest asja mul naine toas küll teha ei laseks. Kuna ulukist tuleb ära kasutada kõik, mis vähegi võimalik, siis nii nagu nahk läks soole ja läheb parkalite kätte, Lätti või Leetu muidest, et seal on parkimine 3 võrra odavam kui Eestis, siis need nõred, need lähevad loodusravimite tegijatele. Nad võtavad hea meelega neid vastu ja väidetavalt kopra nõre aitab ju väga paljude probleemide vastu, kaasa arvatud näiteks impotentsus, ma küll ise väga seda ei usu. Ma ei usu, et üldse millegi vastu aitab, aga jumala eest proovida ja või. Ja anname nüüd siis ära ja järgmiseks tuleb koprast eemaldada sisikand.
nii, ja kinnaste vahetus loomulikult pärast nõredega ringi käimist. Kõik siseorganid, mis süüa sünnivad, jäävad koerale. Minu omale küll väga maitsevad need kõik. Neerud, kopsud ja kopramaks kõlbab põhimõtteliselt ka täitsa edukalt süüa. Aga mul on ka viimasel ajal pigem ta koera rõõmus. Ongi kõik. Lihakeha on puhas, see läheb suitsuahju, suitsukobras maitseb väga hästi. Siseorganid siis koertele, nahk läheb parkimisse ja kas me nüüd tegime hästi või halvasti, õigeti või valesti, kellelgi on mingi häid nippe, andke tuld ja pange oma kommentaarid kirja, et siis on tore lugeda ja teada saada, mis me peaksime järgmine kord teistmoodi tegema.